Miks ma sündisin siin, sest ma olen sündinud 44. aastal, teatavasti oli sakslased läksid ära ja venelased jõudnud sisse, nii et ma olen vabal ajal sündinud. Natuke huvitav küll ja kuna ma siit piirkonda kõik suved ma olin siin, ma elan Hiiumaal, kõik suved ma olin. Ja ilmselt, kuidas me ikka seda kirikut niimoodi saaks taastada. Nii et see oli kogukonna surve ja 2 aastat pärast pensionile jäämist, siis ma hakkasin aktiivselt, lasin ennast valida haridusseltsi Edu juhatuse esimeheks. Nii et see on kogukonna surve ja Edu eestvedamisel on see töö siin toimunud, võiks ütelda. Ja niisugune missioonitunne oli tugev. Algselt ei uskunud keegi, sest siis oli see ka väga kurb. Puud kasvasid, katus oli parandatud küll, aga juba hakkas kokku kukkuma, nii et seda nüüd on, võiks öelda, 8 aastat on seda aktiivselt tegeldud. Aeg on läinud kiiresti ja selle aja jooksul on hangitud, võiks tõesti öelda, hangitud erinevatest kohtadest seda rahakest ja siia on tegelikult paigutatud üle 600 000, nii et see ei olegi üldse väike summa. See ongi, ilmselt see on inimese sisse kodeeritud midagi teha ka ühiskonna heaks, sest et mitte senti raha ma sellest ei ole saanud ja aga aega, kui niimoodi mõõta, siis seda on kulunud selle peale kõik ja lihtsalt ongi niimoodi ja pensionäril, energiat veel on ja sellepärast on ikka rõõm näha, kui seda vaatad ka tehtu üle on ka alati, kui inimene midagi teinud. Minu seisukoht on, et noored saaks Hiiumaale tulla, on omavalitsus peab muret kandma korterifondi eest ja see annab noorele võimaluse Hiiumaa tulla. Hiiumaa loodus, Hiiumaa omapära, ta on rahulikum, ta on aeglasem, see annab tõmmet ja kui on koolid korralikud, mis juba on korralikud, haigla saab ka väga korralikuks, kui need tingimused on loodud, siis on korter. Ja töökoht, ma leian, et see ei ole nii primaarne, sellepärast, et tänapäeval on kodukontor ja see ongi noorte inimeste tulevik, aga selleks, et ta oleks täielikult, ta peab olema teeninduskaubandus, arstid, koolid.